Tere hommikust, head kuulajad ja vaatajad. Me alustame täna saatega Keskhommik. Meil on selline huvitav olukord, kus mina, Lauri Laats, olen tänase saate juht ja mul on siinsamas vasakut kätt Peeter Ernits, kes on meil Keskerakonna Riigikogu fraktsiooni liige ja loomulikult ka õiguskomisjoni aseesimees ja paremat kätt on mul Riigikogu liige Vadim Belobrovtsev, kes on siis Keskerakonna fraktsiooni aseesimees. Ja teate, täna sooviks rääkida kõige olulisemast teemast üldse ja ma arvan, see puudutab väga paljusid inimesi nii Eestis ja kogu maailma. Jalgpall. Räägi, Vadim, et sina oled, ma saan aru, et kõige suurem fänn meil fraktsioonis, kindlasti jälgid, vaatad, mis toimub, kes võidab, kes kaotab, juba ennustad. Aga mis siis tegelik seis on? Tegelik seis on selline, et veel kuu aega me saame nautida kõiki neid mänge. Maailmameistrivõistlused on alles alanud ja ma hakkasin mõtlema, et mu esimene mida ma hakkasin vaatama niimoodi juba saades aru, nagu mis toimub. Ja kes et said aru, et on pall ja kuidas seda mängitakse. Just, see oli hirm öelda, nagu oli 40 aastat tagasi. Et see oli siis seesama Mehhiko 1986, siis võitis Argentiina Diego Maradonaga eesotsas ja kõik mäletavad seda jumala kätt, siis väravat, mis ta lõi nagu siis käega Inglismaalane, aga inglased siiamaani mäletavad seda, kuidas siis Maradona niimoodi mängis ja kogu maailm nägi, kuidas Maradona nagu käega lõi palli väravasse nagu ja ainuke inimene, kes seda ei näinud, oli siis kohtunik ja siis põhimõtteliselt sealt see alguse saigi nagu. Nii et praegu on päris huvitav vaadata kõike. Ma ütleks, et mis on eriti huvitav, ei ole seda väga selget favoriiti. Et siin on olnud nii... Sa tahad öelda, et Prantsusmaa ei võidagi või? Prantsusmaa võib vabalt võita. Nagu eile nad olid väga, väga heas hoos, et Senegali vastu. Nii et selles mõttes Prantsusmaa on kindlasti üks favoriitidest. Siis on olemas Argentiina, kes täna öösel siis võitis Alžeeriat 3-0. Tegelikult Saksamaa näitas ennast ka heast küljest 7-1 eksootilise Curaçao vastu. Kas sa vaatasid järgi, kus asub? Kindlasti. Ja loomulikult on meil veel Hispaania, kuigi Hispaania äpardus esimeses mängus tegid 0-0 viiki, siis veel ühe eksootilise riigi vastu, milleks on siis Cabo Verde. Ja loomulikult Brasiilia on alati üks favoriitidest, nii et selles mõttes on huvitav, sellepärast ei ole seda selget favoriiti, ei ole seda meeskonda, kes kõik ütlevad, et niikuinii võidavad, nagu, et seda seekord ei ole, nii et kindlasti soovitan kõigile nagu neid mänge jälgida, aga öelge ise, nagu, mis teie arvate, nagu te ju kindlasti nagu jälgite seda aeg-ajalt, nagu, et mis on teie sellised lemmikud või siis Tead, mul on jäänud kripeldama see 4 aasta tagune kus oli finaalis Argentiina ja Prantsusmaa. Mina võitsin pöial Prantsusmaa eest ja... Euroopa on ja penaltitega see asi nagu lahendati ära ja Argentiina jäi peale, aga ma arvan, et see aasta võib olla tõesti, et Prantsusmaa teeb oma parima ja tuleb ka võitjaks, sellepärast ta juba 4 aastat tagasi teenis selle välja, hoian pöialt. Peeter, aga kas sul jääb ka aega jalgpalli vaatamiseks või oled kogu aeg metsas ja põllul või? Või teed tööd ka? Praegu on meil on nüüd magamat tööd siin kombeks eelmine nädal ja seegi täna. No sa räägid Riigikogu tööst? Selle koha pealt, jah. Aga ma olen praegu ei ole veel liiga palju jälginud, aga see nakkus on sügavalt sees kaua juba ja üldiselt ma olen Ladina-Ameerika fänn, kuigi me oleme Euroopas. Ja muidugi on Euroopas ka riike, kes mulle väga meeldib, Saksamaa, Prantsusmaa, aga praegu on liiga vara veel. Aga teeme nii, kui sina oled Ladina-Ameerika poolt, siis vali endale riigi, näiteks Argentiina, kes on maailmameister eelmistes ajast, on ju, ja mina võtan Prantsusmaa, nii nagu ma olen alati olnud, ja siis otsustame, kes võidab. Ja võidab Saksamaa. Ja võidab Saksamaa. Me saime aru, et Vadim on nagu Saksamaa poolt. Nii et jäi lauale Prantsusmaa, Argentiina, Saksamaa ja kuu aeg on aega. Praegu on veel eelmängud. Kuu aja jooksul võib nii palju. Ja eelmäng otseselt.
ja siis et lõpetada seda ilusat teemat, siis huvitav fakt, nagu sa mainisid, nagu, et eelmine MM lõppes siis sellega, nagu et Argentiina võitis penaltitega, aga tegelikult, kas te mäletate, millal siis esimest korda otsustati siis MM-finaali saatus penaltitega? No sina kindlasti tead seda. Mina kindlasti tean seda ja ma ütlen nagu, et sellel on palju ühist ka selle MM-iga. Ja mis see ühist on, nagu sellepärast oli aasta 1994 ja siis MM peeti samamoodi USAs. Nii et selles mõttes siis Brasiilia võitis Itaaliat ja sai maailmameistriks. Nii, et ajalugu võib korduda, et see eeldused on olemas. Jah, aga Itaalia ei mängi. See on ainuke nüanss. Itaalia kahjuks ei mängi. Kuulge, aga lähme tõsiste teemade juurde ka. Kas eelmine ei olnud tõsine? No see oli kõige olulisem teema. Aga mis puudutab tõsiseid teemasid, siis töö Riigikogus. Meil on tõesti olnud väga tihe graafik, hästi palju seaduse eelnõusi, mis on praegune valitsus toonud. Tahetakse ikkagi enne seda hooaja lõppu kõik tähtsad otsused vastu võtta. Kui tähtsad need on, sellest me räägimegi. Aga meil oli just hiljuti, ehk siis lausa esmaspäeval, oli Jürgen, aeg liigub ruttu ja ei panegi tähelegi, on ju. Jürgen Ligi usaldamine. No, kuidas läks, Peeter? Ta oleneb kelle poolt vaadata. Et Jürgen Ligi rääkis üle 4 tunni, ma ei vaadanud, see oli peaaegu lõputu selline öövarjus ja ta on selline tõeline meister. Sa võid küsida ükskõik mida talt, aga ta äärmiselt enesekindel ja äärmiselt selline ülbe ja oskab solvata vasakule, varemale, keskele ja poole. Mööda minnes kõik elegantselt niimoodi ja ta on veendunud, et tema on universumi kese ja tema teab, kuidas on toiduainete käibemaksuga, kuna valutafondi kuraator käis just Tallinnas ja ütles, et mida ei tohi teha, et toiduainete käibemaksu langetamine on saatanast, igal juhul mitte. Siis ma küsisin talt, et aga ta on itaallane, et aga Itaalias on põhitoiduained on 4% käibemaks ja ülejäänud 5% ja luksuskaupadel 22%, aga meil on 24% kogu see. Ja üle välja nii-öelda, aga ei, et see pole üldse oluline ja ta on küll itaallane, aga ta elab hoopis Ameerikas ja ükskõik mida küsid, aga solvavalt lame ja nõme ja loll ja kõik ülejäänud, kes küsivad ja see on tema repertuaar ja ongi nii, noh. Aga tegelikult on ju väga tõsised probleemid meil ees. Kui me vaatame kogu seda eelarve juhtimist, kuhu on selle eelarve juhtimisega jõutud, mis otsused on tegelikult tehtud, kui suured puudujäägid on tekitatud nende eelarves ja nende korvamiseks on võetud meeletult palju laenu ja kui sa vaatad ka Eesti Panga prognoosi, siis aastaks 2030 laenu teenindamiseks, laenu teenindamiseks kulub tulevikus meil juba 2030. aastal rohkem kui 600 miljonit. See on see tegelikult teekond, see on see töö, mis on tehtud Jürgen Ligi juhtimise ja sellest ta nagu üldse ei taha rääkida. Ja minu arust oli hästi kõnekas esmaspäeva hommiku rahanduskomisjon, kus nii Sõerd Reformierakonnast kui ka Võrklaev, mõlemad on ju tegelikult endised rahandusministrid, otsustasid boikoteerida ja mitte toetada lisaeelarve 3. lugemist. See oli kindlasti märk sellest, et sisemisest sellist rahulolematusest, ehk siis tegelikult seal keeb sellest koalitsioonis kui ka Reformierakonnas, aga kas sa märkasid ka seda, kuidas Võrklaeva rahustati maha juba keskööks, kus ta tuli ja nii-öelda ülistas Jürgen Ligit. Mis sa arvad, mis temaga vahepeal tehti või mis kokkulepet saavutati? No vaata, nad on mõlemad suht isepäised, aga Aivar Sõerd on eriti isepäine. Ja nüüd nii-öelda Mardile öeldi loomulikult, et ükskõik kuidas on, aga nüüd sa pead välja minema ja ütlema, et kõik on, et Jürgen on õige mees ja kogu kupatus ja siis nad tajuvad ju, et kui oleks keegi tulnud välja neist, Aivar Sõerd või Võrklaev ja hakanud vajutama rohelist, eks ju. No siis oleks ju koalitsioon surnud, eks ju. Ja nagu klassikud on öelnud, praegune koalitsioon on, kuidas see oli, et traadi ja tätiga koos ja seda ei saanud nagu lubada.
aga ega see pinged püsivad, sest tegelikult nad on ju, toetus on ju marginaalne kogu kambal, eks. Ja eriti Eesti 200. Nad tajuvad, et kohe on kosest alla minek. Värske reiting näitab, et Reformi ja Eesti 200 populaarsus rahva seas on koos nagu 14%. Kui sedagi. Just. Ja, aga ja nad tajuvad, et niipea kui keegi oleks vajutanud rohelist, eks ju, oleks kõik laiali läinud, eks ju, ja... Aga sellepärast ma küsisingi, mis huvitava diili Võrklaevaga ära tehti? Ma lihtsalt vaatasin tema huvide deklaratsiooni, et aru saada, kas midagi nagu juhtus, kas mingisugused nii-öelda kokkulepped Reformierakonna juhtkonnaga tehti ära. Võrklaeva laenukoormus on 530 000 eurot. Kõige kõrgem Riigikogu liikmete vaadata. Just. Et kas on äkki, võib see küsimus olla, et ta kindlustas oma tuleviku? Muidugi, ta on üsna manipuleeritav selle koha pealt, et kohustused on kohutavad, suured, võrreldes teistega, aga see on jälle hüpotees, aga nad tajuvad, et tuleb iga ennast koos hoida, aga see ei õnnestu tõenäoliselt, mida lähemale sügis tuleb seda... Vadim, aga mis muljed sul jäid kogu selles protsessis? 4 tundi oli tegelikult sellist absurditeatrit. No esiteks ma arvan, et on hästi kõnekas see, et kõik opositsioonierakonnad ühinesid. Nii palju allkirju pole ju kunagi olnud. 48 allkirja, põhimõtteliselt tähendab seda, nagu üks allkiri oli puudu, et minu mäletamist mööda tuli see siis vist ei tulnud pigem see nagu just Isamaaleerist. Ei Karilaid just. Aga oli kohal. Ja, aga iseenesest see, et kõik 4 erakonda pluss kõik fraktsioonitud, kes siis on opositsiooni poole peal, kõik siis andsid oma allkirja, nagu see on hästi kõnekas. Aga see, mis me nägime Riigikogus, see oli järjekordne selline show, enese imetlemise meisterklass, kus siis inimene nagu sõimas vasakule ja paremale, keegi ei saa mitte millestki aru, ainult tema saab aru. Kui me räägime sellest, et Euroopas varsti ei ole enam ühtegi riiki, kus toiduainete käibemaksumäär siis ei oleks diferentseeritud, ehk nagu ei oleks alandatud teatud kaupade liikidele, sest Taani varsti nagu teeb ära, nagu jäämegi üksi, nagu, et kus siis on sama määr, mis teistel kaupadelgi, siis Liigi ütlebki, ei, see on ikka rumalus. Et see on terve Euroopa eksib. Ja pärast seda nagu on hästi keeruline üldse midagi rääkida, kus inimene arvab, et tema teab paremini kui terve Euroopa, kui kõik Euroopa Liidu riigid. No siis jah, meil on tegu arvatavasti geeniusega ja me lihtsalt ei saa aru temast. Sest me oleme sellised, ma ei ütleks, et ajukääbikud, aga kuskil sinna kanti ühesõnaga, nagu, et me tuleb lihtsalt kuulata nagu suurt meistrit nagu ja imetleda. Nagu. Nii et see on kahjuks tänane reaalsus ja paistab, et Reformierakonnale see sobib, sellepärast, et opositsioon ju andis nädal aega ja öeldi nagu, et palun vahetage ta välja ja päris paljud analüütikud ütlesid nagu, et tegelikult kui Reformierakond oleks seda välja vahetanud, võib-olla oleks nende reiting ka natuke paranenud, sest praegu on neil ju ajaloo kõige madalam reiting üldse, et mäletatavasti oli siis 90ndate lõpus Reformierakond loodud ja siis sellest ajast saati nii madalat populaarsus neil pole kunagi olnud. Ei maksa nagu siin rõõmustada, sest neil on poliittehnoloogiline võimekus erakordselt suur, et õigel ajal nii-öelda saavutada hirmutamise ja saavutada tulemusi ja pärast seda tulevad e-valimised. Ja see tähendab seda, et kõik need, ega Eesti rahvas ei ole ju muutunud, et hirmud on kindlasti Vene kaart võetakse välja, jälle kusagil Kremlist tuli mingi signaal ja mis iganes tulemus käes nii-öelda. Mitte see, et meie oleme head, vaid kõik teised on halvad, see on see taktika. Õigel ajal ja no vaata, kui me räägime nende hirmutamistaktikast, mis on tegelikult ka alati toiminud, siis mina arvan, et seekord see rohkem ei tööta.
sellisel viisil, sellises mahul. Ta töötab, aga juba vähemal mahul. Aga selge on see, et nad hakkavad kasutama hirmutamistaktikat ka nendel valimistel. Ja ma siiralt loodan, et inimesed ei lähe sellega kaasa. Ja on kõvasti ja õigel ajal näidatakse, kui ilusad on Kristen Michal ja Jürgen Ligi ja kõik muu selline ja hirmutamine taustal, eks ju, ja vaatavadki hirmunud võib-olla vanemad prouad ja muud teised, et vaat nii ilusad mehed. Ja, aga vaadake, see narratiiv, mida nad juba kasutavad tegelikult, on ju ülilihtne. 8 jalg. On ülilihtne. Konservatiivne 8 jalg. Meie oleme tulevik, teised on minevik, me oleme siis lääs, nemad on ida ja siis sa hakkadki mõtlema, vabandust, kui see on meie tulevik. See on praegu meie olevik. Ja me näeme seda olevikut ja seda niisugust tulevikku me kindlasti Eestile ei tahaks, vabandust. Kuule, aga ma tulen korraks kogu selle umbusaldamisprotsessi juurde algfaasi tagasi. Keskerakond alustas kogu selle protsessiga, umbusalduse protsessiga ja tõesti, siis kui meie algatusel ma sain kokku ka teiste opositsiooni erakondade fraktsiooni juhtidega, me leppisime omavahel kokku, et me annamegi Jürgen Ligile tegelikult peaministrile nädala aega, et ta kutsuks Jürgen Ligi tagasi. Ja nii nagu sa tegelikult õigesti mainisid, siis väga paljud analüütikud on välja selgelt öelnud, et see oleks nagu õige otsus Michali poolt, aga ta seda ei kasutanud. Siis tõesti oli muljet avaldav, et lausa 48 Riigikogu liiget allkirjastasid selle umbusalduse ja mis selle kohta siis Ligi ütles. Kordame mõningad sellised Ligi teesid üle. Punkt 1 on see, et see umbusalduse avaldus on väga halvasti koostatud. Mul on selline tunne, et Jürgen Ligi oleks ise tahtnud selle avalduse koostada. Oleks pidanud tema poole pöörduda, küll tema oleks teadnud rohkem, mis tema kõik need patud on. Teine nii-öelda paha meel, mis ta väljendas see, et seda tõenäoliselt avaldust ei ole keegi läbi lugenud, aga juba olete allkirjastanud. No tõenäoliselt ta oli ka kõikide nende allkirjastajate juures, kes ja jälgis, kas nad lugesid või ei lugenud või kuidas nad siis allkirju panid. Ja testi ei korraldanud nagu, testi veel ei korraldanud. Kolmas tees on see, et olete kõik rumalad. Teie küsimused on kõik rumalad. Teie otsused on kõik rumalad ja nendel ei ole võimalik ka vastata. Lisaks, ka inimeste osast on selgelt välja öelnud, et kes jõuab tanklasse, kes peab metsa minema marju korjama, kuna tal ei ole raha ja kes peab konserve seal ostma, kõik nii edasi. Kõik need väljaütlemised on ka juba ajaloo nii-öelda raamatutesse läinud. Ja tagatipuks, sellest on veel vähe. Siis ka kõikide teiste riikide valitsused on rumalad. Läti valitsus on rumal, sellepärast, et ta kehtestas pangamaksu. Leedu valitsus on rumalad otsused teinud, sellepärast nad samuti kehtestasid pangamaksud. Ja need samad 2 meie lähinaabrid kehtestasid ka astmelise tulumaksu. Ka see otsus on rumal. Ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Nii et tõesti, sul on õigus. Jürgen Ligi on maailma naba ja kahjuks ta veel on rahandusminister vähemalt 7 kuud kuni järgmiste valimisteni, kui juhuslikult ei juhtu mingisugust head sellist uudist ja ta tõesti otsustab tagasi astuda. Aga inimesed ei ole pimedad, et selles mõttes kindlasti kõik näevad seda ja kõik saavad sellest aru, sest nagu see stiil on juba nii ülbeks muutunud, et ma arvan, et isegi kõige viimane Jürgen Ligi imestaja on juba ka küsimas, et mis toimub, et selles mõttes kuskil peab see piir jooksma. Ma rõhutan, poliittehnoloogiliselt on neil see võimekus õigel ajal tulla välja, saada korjata tulemuse kätte. Ma arvan, nii hea tulemust, nagu neil õnnestus välja petta selle maksude tõusuga ei õnnestu, aga alati võib leida kellegi, kes oleksid nõus nendega koos võimule saada ja pärast ütlevad, lollid olite ja tegime ära teile. Kuule, aga selle tulemuse saavutamiseks ma ei imesta, kui Reformierakond koos Eesti 200-ga võtab meilt võimaluse esineda Riigikogu saalis kaamerate ees, sellepärast Jürgen Ligi ise ütles, et need kaamerad siin saalis, see oli tema sõnavõtt, on saatanast. Ehk siis tegelikult ta väljendas sellega selget seisukohta, et ta ei taha, et inimesed näeks, mis meil Riigikogu saalis toimub. See on meie rahandusminister, see on meie valitsus praegu. Kuulge, aga järgmine teema. Meil on tegelikult ju riigis hästi palju inimesi, kes on saanud petta. Ja ma räägin loomulikult pettustest, kus inimesed on jäänud Reformierakonna valijad. Ja mitte ainult Reformierakonna valijad. Me räägime muust, me räägime telefonipettustest, me räägime pangapettustest, kus on tegelikult inimesed jäänud miljonitest ilma. Peeter, kas Riigikogu tegeleb selle küsimusega? Riigikogu tegeleb, aga mõtleb rohkem jaanipäevale. Ma olen õiguskomisjonis ja meil tuli eelnõu
eelmisel nädalal ja mille, ma ei hakka rääkima, mille sisu on tegelikult see, et tuleks anda pankadele võimaluse need eriti kiirmaksed, 87% on praegu juba imekiiresti toimuvad, käe vahele panna. Et natukene mitte lasta nii-öelda pettide taskusse need rahadel minna. Ja kõige värskem info on see, et eelmine aasta peteti niimoodi välja 31 miljonit. 31. No kas või see sama värske uudis, mis oli meil kunsti... No see oli Kunstnike Liit. Ja Kunstnike Liit, jah. Aga asi on läinud juba nii kaugele, et mitte enam selliseid vanaprouasid ei peteta ära, et võta oma raha välja ja too sinna ja kuller ja nii edasi, vaid ka kogenud raamatupidajad ja firmajuhid lähevad samale liimile. Nii et asi on muutunud ülimalt ohtlikuks ja läheb järjest, sest 31 miljonit oli peteti eelmisel, või see aasta välja, aga aasta tagasi oli poole vähem. Ja see läheb tõusvas joones. Ja nüüd tuli see eelnõu, mis lõikaks need jalad alt ära sealt, et oleks võimalik veidi oodata ja natuke vaadata, et kus see raha läheb. Aga mis siis tulemus oli? Ja tulemus oli see, et otsustati, et suvevaheaeg tuleb. Meil on neljapäeval on viimane istung. Lugupeetud Riigikogu liikmed tahavad puhata ka. Jaa, tahab puhata, jaanipäev läheneb. Ja sügisele tuleme selle juurde tagasi. No ja Ligi muuses, rahaminister oli ka meil komisjonis. Ja ma ütlesin, et sellega tuleks kohe tegelda. See oli eelmine nädal. Et 3 lugemist on võimalik teha kiiresti. Näiteks meil oli, peaminister tuli välja drooni eelnõuga. See 6 aja, nüüd 3 päeval võtame vastu homme, et vähem kui 6 ajaga on võimalik menetleda, saab või kiiremini kui aja on. Et teeme selle turborežiimil samuti, et see on, ei saa vaadata, kuidas päisepäeva rahvast röövitakse. Ja meie mõtleme jaanipäevale ja hakkame kusagil sügisel ja pool aastat on ajakaotus. Ja on isegi huvitav, kui paljud saavad tegelikult petta nende telefonipetturite käest, nagu nende suvekuude. Jaa, no see ongi see, et pool aastat tuleb veel seda nii-öelda. Ja ma küsisin rahaministri käest, et kas tema oleks nõus selle minu ettepanekuga turborežiimil kiiresti. Ja Rahandusministeeriumis on väga staatiline ja liigutab üsna aeglaselt, ütles jah, me oleme nõus, ma olen nõus selle minu ettepanekuga ja Rahandusministeerium ka on valmis. Ja siis oli meil Pangaliidu juhid, kohtusime kõik koos fraktsioonis ja ma küsisin, rääkisin neile, mis toimus õiguskomisjonis ja küsisin, kas nemad toetavad ka seda kiirmenetlusega kiiresti teha ja nad saatsid järgmisel päeval kirja kogu Riigikogule, jah, pole mingit probleeme, on võimalik väga kiiresti läbi suruda. Aga õiguskomisjonis otsustati, et jaanipäev on olulisem ja küll sügisel hakkame menetlema. Ma kirjutasin kõigile kolleegidele avaliku kirja, et maja põleb ja tuleb tegutseda, mitte oodata sügiseni. Vaatame. Aga ütle mulle, mina nägin seda kirja, see oli väga hea kiri, et kas on ka koalitsioonisaadikute poolt keegi sinu poole pöördunud, on nagu nii-öelda mõtted vahetatud. Kas või vastanud sellele kirjale? Vastanud kirjale? Ma ei ole täna hommikul vaadanud, aga ma tean, et nad on arutanud seda. Ja ma ei imesta, kui mingisugune reaktsioon nüüd tuleb, aga loomulikult neljapäevani ei jõua. Aga tegelikult oleks jõudnud seda, kui me eelmisel nädal, kui me oleks selle peale läinud, et turborežiimil, sest ei saa vaadata pealt, kuidas rahvast päisepäeva röövitakse. Ja loomulikult. Jah, aga see on väga oluline asi. 31 miljonit, kui nüüd sügiseni molutame veel, kindlasti tuleb veel 10 miljonid nii-öelda, petetakse veel ja me vaatame, molutame lihtsalt, mõtleme jaanipäevale ja vaatame jalgpalli. Teate, loomulikult see on oluline teema ja sellega tulebki kiiresti tegeleda ja
ma olen ise ka kokku puutunud nende inimestega, kes on petta saanud, need on valdavalt olnud vanemad inimesed, õnnetud inimesed. Jaa, aga nende seas on praegu väga palju neid, kes on kogenud raamatupidajad. See on juba teine selline staadium, see on teine laine, mis läheb, pätid on nagu muutunud targemaks, nutikamaks ja nii edasi. Et kas, Vadim, sinult on ka tuldud, sa ju ka suhted hästi palju inimestega, täpselt samamoodi nagu mina, ma tean, et sul meeldib inimeste suhelda, et kui palju sina oled kokku puutunud inimesed, kes on tulnudki sulle, et ütleb, Vadim, tead, ma olen kaotanud praegu telefonipettuse nii palju või... Õnneks palju neid ei olnud, aga iseenesest teema on ülioluline ja siin võib öelda, et kuidagi väga aeglaselt Eesti riik sellele reageerib, sellepärast, et me teame, et see ei ole unikaalne asi, nagu, et selles mõttes Eesti ei ole unikaalne, teistes riikides nagu toimub täpselt sama asi, aga teised riigid tegutsevad kuidagi kiiremini. Esiteks pangad, et siis pangad panevad sinna mingisugused sellised filtrid sinna vahele, et kui näiteks mõni pensionär järsku tahab kanda üle kuskile 20 000 eurot, pole kunagi seda eelnevalt teinud ja see, kuhu ta seda kannab, nagu ka tekitab küsimusi, nagu, et mis see konto on ja nii edasi, nagu siis tegelikult minu meelest nagu ei ole väga keeruline panna sinna filter, et ühesõnaga seal panga töötajal nagu läheb mingi lambike põlema. Aga see eelnõu ongi see filter, eks ju, mis on olemas, millel ei ole vaja parandusettepanekud isegi teha ja on võimalik kiiresti võtta, see ongi see filter, aga valitsus molutab ja samas, kui isegi ma rõhutan, see Jürgen Ligi ütles mulle otse, ma toetan sinu ettepanekut seda, aga ja ministeerium on valmis, aga Riigikogu, Lauri Hussar ja seltskond, eks ju, ütleb, et jaanipäev läheneb, meil ei ole aega. Ei viitsi. Jah, muudki teha. Mul on teile ettepanek. Täna on meil pikk istung. Istung algab tegelikult infotunniga. Peaminister on infotunnis. Kindlasti meie kõik fraktsiooni liikmed võtame selles küsimus sõna. Loodetavasti Lauri Hussar, Eesti 200 esindaja meile ka seda annab. Tihtipeale tal on nii-öelda omad arvamused, kellele võib sõna anda või mitte, millisel viisil ja mis küsimus on õige või vale, aga igal juhul me võtame selle täna veel teema ette ja teeme kõik selleks, et ka vajadusel tuleks ka erakorralised Riigikogu kokku ja selle olulise küsimuse tegelikult võtaks vastu. Aga ikkagi rääkides ka jaanipäevast. Jaanid on tulekul ja mina saan aru, et meie ei puhka, aga puhata peab ka. Et mis plaanid teil on jaanipäevaks? No tuld tuleb teha, aga ei tea, kas... Aga mida tuleb põletada, Peeter? Mida sa põlema paned? No ma tahaks poliitkorrektne olla, et ikkagi puid ja mida lõkkesse tavaliselt pannakse, et bensiini ei vala ja... Oled sa maal, linnas? Ikka maal peaks olema, aga ei tea, milline ilm tuleb, et kas tuleb jälle selline vihmane ja... Kus juures nagu see prognoos, mis võib loomulikult vahepeal nagu tegelikult muutuda, nagu, aga prognoos praegu on hästi soodne, et see oleks nagu päris unikaalne asi, nagu tegelikult kui jaanipäevaks, jaaniööks oleks meil tegelikult väga hea ilm ehk vihmavaba ja need plusskraadid oleksid ka. Nii et selles mõttes mina ka kindlasti olen siis kas minu vanemate juures või mu naise vanemate juures, nagu, et siis nagu et kõrvetate liha ja kindlasti lõkke nagu kõik see tuleb, nagu, sest see on nii ilus traditsioon, mida siis imetlevad ka paljud meie külalised, kellel sellist ei ole, nii et seda kindlasti tuleb hoida ja see on selline omapärane asi. Ja, et meie omalt poolt soovime teile ilusad jaane, et oleks ju tore, et kui te saaksite kõik kokku oma sugulaste sõpradega ja mida rohkem, seda uhkem, kõrvetaksite natukene liha või vorsti, istuksite lõkke ääres, räägiksite juttu mõnusalt, veedaksite lihtsalt toreda öö kuni hommikuni. Ja see oli meie suvehaku tegelikult viimane keskhommik. Eri. Suve eri. Aitäh, et olete meiega olnud, head kuulajad ja vaatajad. Aga enne viimast seda saadet, kui järgmise hooaega tulevad... Järgmine hooajani me jõuame veel, jah. Ja, aga tulevad Rootsi vangid saabuvad augustis ja
sa tahad kõik ilusa jälle ei, vastupidi, ma saan öelda, et veel ei ole tulnud. Veel ei ole tulnud, nad kindlasti selle meie nii-öelda keskhommikupuhkuse ajal tulevad, eks me ka seda asja jälgime. Ja vahepeal, oleme külalislahked. Ja vahepeal võib olla tõenäoliselt ERR saab endale ka nõukogu täiendus, no need on kõik need probleemid, millega me tegeleme. Head kuulajad ja vaatajad, ma tänan teid, et olite kogu selle hooaja meiega kaasas. Me oleme saanud ka teie poolt hästi palju küsimusi ja tagasisidet, see on hästi positiivne ja ma veel kord kutsun üles, et saatke rohkem neid küsimusi, tagasisidet ja loomulikult me kajastame neid teemasid ka meie saadetes. Täna oli meil siis saates, kordan üle, et mina, Lauri Laats, minu poolt vasakut kätt on Peeter Ernits, paremat kätt on Vadim Belobrovtsev, kõik on Riigikogu liikmed, Keskerakonna fraktsiooni liikmed, meil oli täna selline mehine saade, väga olulised teemad. Soovin teile omalt poolt ilusat võidupüha, kena jaane, kindlasti olge perega koos, küpsetage liha ja tundke ennast mõnusalt. Ja nautige suve ja ma kinnitan teile, et paremad ajad on tulemas. Kindlasti ilusat suve, head jaani ja head võidupüha kõigile ja kindlasti olge meiega tagasi sügisel. Ilusat päeva jätku!